sammu õnneliku abielu hoidmiseks. Doktor Jean Gonzaga on välja toonud nüüdisaegse õnneliku abielu 5 põhilist postulaati. Ta on 17 aastat õppinud ja tegelenud suhte anatoomiaga. Tipp 1. Suhelge omavahel. Vabandust. Tipp 2. Pühenda suhtele aega. Veetke nädala lõpul koos abikaasaga vähemalt 1 öö täiesti omaette. Kui teil on lapsed ja aega napib, leidke koos olemiseks kas või mõned tunnid. Tipp 3. Intiimsus ja romantika. Suhtest ei tohiks aega kaduda romantika. Flirtimine mängib ülimalt olulist rolli intiimsuse saavutamisel. Seda ei tohiks unustada ei naine ega ka mees. Tipp 4. Osake hinnata ja pidage meeles häid aegu. Võidi ju laulda, et oi aegu ammuseid, aga see soe tunne, et partner on sinu jaoks olemas, kui asjad kenasti sujuvad, aitab luua emotsionaalset turvatunnet, tugevat ja tervet suhet. Ja viimane tipp. Saavutage oma eesmärgid koos. Ühiseesmärgi jagamine ja selle koos saavutamine hoiab teid lähedustuna ja muudab suhte palju kirglikumaks. Mängige koos pinksi või siis ärge mängige. Kirjutab 23-aastane Maria Tartus. Ma olen alati suhtunud Dave Bentonisse kui väärt muusikusse, aga mingid erilised tunded. Mis sa? Jätkame. Ei ole ta minust kunagi tekitanud. Kui te koos Eurovisiooni võitis. Olin ma alles üsna noor ja minu võidu eufooriast ei saanud midagi suuremat. Pärast artiklit Dave'ist ja ajakirjas tõusis minust pead. Tõstis pead. Palju erinevaid emotsioone. Fuck oota. Jah. Esiteks tahaksin ma nutta. Mind ajab alati nutma, kui keegi kannatab sulaselge ebaõigluse all. Teiseks tahaksin ma kummardada. Kummardada selle eest, et ta on nii siiras ja aus. Artiklit lugedes on väga hea tunda seda, et ta ei häbene mitte midagi, mis on tema elus juhtunud. Ta julgeb ausalt tunnistada, et on teinud vigu ja langenud ka ise teiste inimeste vigade ohvriks. Nii kurb. Aga ta jätkub. Kolmandaks tahaksin ma aplodeerida. Aplodeerida selle eest, et Dave'il on olnud nii palju jõudu, jaksu ja peale hakkamist, et rasketest olukordadest välja tulla ja peapüsti edasi minna. Ja mis kõige olulisem, vaatamata asjaoludele oli Dave siiski oma esimesele abikaasale hea mees. Ta on kõikidele oma lastele fantastiline isa ja oma praegusele abikaasale armastav, hooliv ning truu kaaslane. Need väärtused ühes mees ongi need, mida hinnata tuleb. Selline õnn teeb elu elamisväärseks. Aga toimetusele soovin palju jõudu ja sihikindlust jätkamaks sama rada pidi, et oleks ikka oskust kirjutada, oskust inimlikuks jääda ja oskust pakkuda seda, mis on teistele vajalik ning oluline. Tervitades auhinna mitte võitnud Maria sulgudes 23 Tartust. Kirjuta meile, saada e-kirja aadressil toimetused psühholoogisinule.ee. Kirjutab Maiu.
Psühholoogia on ala, mis on mind alati huvitanud ja seetõttu väga hea meel, et selline ajakiri on välja antud. Ehk õnnestub psühholoogiat ka kunagi õppima minna, tulevikus. Pean tunnistama, et ajakirja maksumus veidi ehmutas. Kui esimest numbrit müügil nägin, aga mõni päev hiljem tõesti telefonidel aastatellimise pakkumine ja ma ei suutnud ära öelda. Esimene number sai siiski poest ostetud ja see oli seda väärt. On väga hea meel, et ajakirjanika tellisin. Esimesest numbrist leidsin juurde väga palju vastuseid enda ja teiste käitumise kohta. Jüri Naela lugu oli kõige meelde jäävam. Tundsin tema lood ära ka ennast. Ma olengi Jüri Nael. Eriti üks lõik oli kirjutatud justkui minust sõna-sõnalt kui nimi ära vahetada. Viimasel 2 aastal olen jõudnud samale järeldusele, mis Jürigi. Teisi saab tõeliselt aidata vaid siis, kui oma elu on korras. Veel tuleb ajakirja kiituseks öelda, et ma ei ole varem ühtegi ajakirja kaanest kaaneni läbi lugenud, isegi mitte hobustealaseid ajakirju, millest üks mitu aastat koju kätte tuleb. Töötan hobustega ja tegemist on unistuste tööga, sulgudes olla hobuste keskel. Sulg kinni. Inimeste lood ja elukogemused on väga kasulik lugemismaterjal. Mina isiklikult olen viimasel 2 aastal leidnud meelerahu tänu 3 inimese loole. Lood aitasid minus endas selgusele jõuda, mõista oma hirme, mis aastaid on vaevanud. Nüüd tunnen end tõeliselt tunneliku ja vabana. Sedasi ei ole end juba kaua tundnud, mis mind esialgu tõsiselt hirmutas muide. Suudan taas elus täielikult rõõmu tunda ja mind ei hoia enam pidevalt kinni see tundmatu hirm, mis vägagi mustaduni mõteteni viis. Vaevalt ma täielikult vanadest hirmudest vabanen, aga nüüd tean, millest need olid tingitud ja seetõttu oskan nüüd ka üle olla. Väga hea ajakiri, jätkake samas vaimus. Kirjutas M-A-I-U Neandertal laulab Maju. Kirjutab Jari. Jari. Teie ajakiri on igatahes tore. Meestel on mõnus lugeda naistest. Aga samas sooviksin ma ka seda, et oleks rohkem meeste mõtteid ja jutte. Mehed küll tahavad mõista naisi. Miks nad näägutavad kogu aeg ja on kontrollfriigid? Miks naised käituvad alati nii, justkui oleksid nemad meestest targemad, ei mõistama? On muidki küsimusi, millele mehed vastuseid tahavad ja. Saan küll aru, et ajakirja tellijad on rohkem naised, aga võiks ikkagi mehi arvestada. Amarillos käisin. Lihtsalt. Need on mu ettepanekud. Smiley face! Tervitades Jari. Psühholoog Voldemar Kolga arutleb, mille poolest sarnanevad inimesed merikarpidega ja mida oleks molluskitelt õppida. Räägib siis Volts. Sõin hiljaaegu Korfu saarel viibides merikarpe. Minu 15 karbist sai 2 suletuks. Avatud merikarpidest võtsin molluski välja, aga suletud karbid viskasin minema. Neid peetakse surnuks ja neid ei sööda. Kas ei meenuta see inimeste käitumist? Kas ei meenuta see kiusamist? Keda elus kiusatakse? Uurimused näitavad, et kiusatakse tugevaid ehk nii öelda elus olevaid inimesi. Aga vaikseid ehk poolsurnud inimesi ei keegi kiusata. Nad ei paku kiusajale huvi. Tugeva isiksuse kiusamine on väljakutse, pakub naudingust.
muidugi kiusataksegi, ma teen siin nagu vaikseid introverte, aga kõva vähkem katki hammustamisel. See nemad rõõmu. Äkki on nii ka inimestega. Rubriik Sina küsid, vastab psühholoog. Leidsin oma poja arvutist alasti fotod. Mida teha? Kirjeldus. Olen teismelise sulgudes. 14-aastase sulg kinni. Poja ema. Elame kahekesi. Üks päev avastasin tema arvutist täiesti juhuslikult minust tehtud pall. Holy shit, päriselt või? Selle lõikame välja. Minust tehtud paljad ja poolpaljad pildid ning otsides leidsin raamatute vahelt ka veebikaamera. See polekski ehk kõige hirmsam asi, sest usun, et ta on mind poolpaljad ikka vaheta vahel näinud. Aga tema arvutis oli ka teiste naiste samasuguseid pilte ja isegi üks video. Tundsin mõnel pildil ära oma poja klassivendade emasid. Päriselt nagu what the fuck. Näib, et nad vahetavad ja kollektsioneerivad sellised pilte. Kurat, kuhu see jõuab lõpuks nagu? Jumal hoidku, võib-olla isegi äritsevad mõne pornoärikaga. Ma pole sellest pojaga rääkinud ega teagi, kuidas seda teha. Kas see on mingi ülemineku ja normaalne nähtus poiste juures perversses või pornograafia harrastus? Kas peaksin temaga sellest rääkima? Ja meil mõistate sellistel teemadel, mis siin rääkinud ei olegi. Kirjutas meile Erika. Vastus. Loe augustikuu ajakirja Psühholoogia sinule. Kas lasta mees üksi puhkusele? Kirjeldus. Kuidas käituda siis, kui meest jätab ootamatult, et ta sõidab nädala pärast üksinda 8 nädalaks puhkusele väitega, et ta tahab kõigest ja kõigist puhata? Kas see on ohumärk? Oleme olnud 10 aastat abielus ja seni alati koos puhkamas käinud. Kirjutas meile Valli. Vastus. Loe augustikuu ajakirja Psühholoogia sinule. Parem üksi kui koos elu ilma seksita. Ühel hetkel tundsin, et valetamine ja kõik muu põleb kaunis heleda leegiga, et see võib mind ennast läbi põletada. Lisaks töötasin tollal öösiti ning suitsetasin ohtlikult. Mõtlesin, et sedasi jooksebki ühel päeval mootor kokku ja tegelikult ei ole mu naisel sellest soojaga külma. Hakkasin otsima suhtest väljapääsu. Olime pool aastat lahus, siis proovisime veel aastakese, aga valetamine ja kõik muu ei istunud ikka. 1997. aastal lõpetasin suht ära ja jäin väiksesse aleviku omaette edasi elama. Kui paari suhe rahulda, tuleks igal juhul pöörduda nõustaja poole. Rahulolematuse põhjuseid võib olla nii otseseid kui ka kaudseid. Kaudseteks paari suhet mõjutavateks põhjusteks võivad olla majanduslikud raskused, haigused, laste kasvatamine, suhtes vanematega JMS. Ma ei tea, mida see JMS tähistab, aga laste olla JMS. Väga oluline teraapia osa on õppida seda, kuidas konfliktidega suhet tugevdada ja lähendada, mitte lagundada nagu sööbika pisik hammaste küljes. Seda ei olnud ajakirjas, nii et see oli boonus. Ja üle kõige ei tasu öelda. Vihkame me, kui meil kästakse olla ekstravertsemad, nagu oleks see mingi eriti tore asi. Ütleb introvertide elu- ja juhtimiskoolitaja Beth Bülow. Kas Eestis on selline amet nagu introvertide elu- ja juhtimiskoolitaja? Mis sa arvad, härra? Jah. Okei. Enamik introverte on õnnelikult sellised, nagu nad on. Ja kui teie sellega rahul pole, siis on see pigem teie probleem.